Aitäh! Meile mängis Leanne Pardo ja sissejuhatus oli meeli ülendav niisugune ühtepidi kutsu, aga teistpidi ka musikaalne nauding ja hüüatus traditsioonide maailmast. Ja tänane teema ongi kultuuriliste traditsioonidega seotud, seetõttu väga tore ja ilus sissejuhatus. Tere kokkutulnuile, mina olen Tõnis Lukas, seda ma ütlen tuhandetele televaatajatele, sest meie tänase konverentsi üks kanal jookseb meist siit eemale, meie naudime seda kohalolijatega vahetult, aga tegelikult on interneti vahendusel võimalik ka konverentsi jälgida. Ja selle tõttu on oluline, kui me kokku lepime üldises korralduses, olgu see kohe ära öeldud, pärast ma võib-olla unustan, siis kui küsimused on näiteks, kui keegi sõna võtab arutelu käigus, siis ennem ennast tutvustada alati. Sellepärast mina ka ennast praegu tutvustasin. Muinsuskaitse ja looduskaitse ja niisugused kaitsevaldkonnad, mis puudutavad mõlemat looduslike pühapaikade lummust, aga ka visuaalset välisilmet. Ja nagu ikka, kui asi puudutab kahte valdkonda, on väga kergesti tulemas see, et ta justkui jääb kahe valdkonna vahele ja kokkulepped, milliste kriteeriumide järgi teda siis vaatlema peaks, ei olegi nii lihtsalt tulema. Aga lisaks sellele, miks mitte näiteks, lisaks muinsus- ja looduskaitsele võib olla ka tegemist riigikaitselise valdkonnaga. Psühholoogiline kaitse on riigikaitse üks osi, eeldusi ja traditsioonide säilimine ja oma territooriumi hingestamine on ka iga rahva laiemas plaanis riigikaitseline tegevus. Lisaks looduslike pühapaikade valdkond puudutab neid erinevaid kaitsevaldkondi ehk erinevaid formaliseeritud arengukavu ja seadusi, on ta mõnes mõttes veel komplitseeritum selles plaanis, et tegemist on ju tunnetuse ja uskumisega, mida looduses või siis ka muinsuskaitselises plaanis, aga visuaalselt eristada tihti ei ole võimalik. Nii looduskaitset kui muinsuskaitset teeb väga konkreetseks see, et seal on eristatavad märgid, mida siis loetakse, mida peetakse oluliseks või ei peeta. Looduslike pühapaikade ka kaasneb lummus ja kaasneb teadmine ja see, et nad on või olid kellelegi olulised ja seetõttu jätkuvalt. Ja väga raske on neid märke lugeda. See, et me neid märke ühtemoodi oskaksime lugeda ja neid looduslikke pühapaiku hinnata, kaitsta, ongi vaja teha niisugust laiaulatuslikku koostööd. Nii et ma tänan konverentsi organiseerijaid, ise katsun nüüd olla tõesti pärast seda lühikest sissejuhatust lihtsalt moderaatori ja sõnaandja rollis, katsun neid aegu täpselt kontrollida, et jääks ka aruteluks aega, aga